Lugupeetud suursaadik Ita Kalmer, koori kunstiline juht ja peadirigent Mikk Üleoja, Eesti Rahvusmeeskoori liikmed, doktor Roman Toi ja kõik meie elanikud, perekonnaliikmed ja kõik külalised. Mul on eriline eesõigus lühidalt tervitada teid meie Eesti abistamise komitee juhatuse ja Ehatare puhke- ja pöötluskodu nimel. Tere tulemast kõik! Kui su nime
Me alustasime oma kontserti Villem Kappi lauluga Eesti muld ja Eesti süda. Seejärel kõlas
Aleksander Läte Pilvedele. Ja viimati kuulsite Friedrich Sebelmanni jahilaulu. Me jätkame nüüd Aleksander Läte lauluga Kuldrannake. Järgmisel laulul on mitu nime nagu heal lapsel. Mart Saar, Leelo või ka Mis need ohjad meida hoidvad.
mis need ohjad meida hoidvad meida hoidvad sideme, mis seovad meida, seovad meida Ihkame ju ikkest lahti, ihkame ju lahkest lahti, orjusest ju päästab taas, päästab taas Järgmiseks kõlab Gustav Ernesaksa kutse. Mis verinaudi tuli kalatuse saadamas, vaid kumeda vilera moikar, tuliste päivade maas. Kaugene teele, kus on taevast aetunud mere, sinna kus sinine silmani, sinna sinnani. Ma sulgeksin südame uksed ja hoiaksin küünega maas, võitlema minu see kuulsed ja sellest ma vabaks ei saa. Kaugene teele, kus on taevast aetunud mere, sinna kus sinine silmani, sinna sinnani. Läheme kus on taevast aetunud mere, sinna kus sinine silmapiir, sinna siin Me jätkame samuti Gustav Ernesaksa loominguga. Laine tõuseb tsüklist, kuidas kalamehed elavad. Laine tõuseb
hullud kõnelevad on. Vihased vahutab, vahutab, vihased vahutab, vihased vahutab, õhkust musti pilvi hajub, kraest raskeid vihma täis. Aga nende kauned mauled raju, aga nende kauned mauled raju. Viistades käib. Naine rannaveres kaldal vaatel üle on, sest et tormi ajal Hiile mehe poeg. Vihased vahutab, vahutab, vihased vahutab, 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 vihased vahutab. Vastu kalda kiire raiu, laine värgem Me nüüd laulsime nii kõvasti, kui me saime ja järgmiseks me katsume laulda nii vaikselt, kui me saame. Tuudur Vetik, Kuu.
alustasime oma väikest kontserti Eesti Vabariigi hümniga ja me lõpetame sellise mitteametliku meeskooride hümniga. Viina Härma meeste laul. Nii tugevad kui kaljud suures meres on need igas elu võitluses. Ei ole argus nende julges veres, ei kartust nõrkust nende südames. Neil kõrvus kajab tegevuse hüüe ja vaimus asub vaba püha püüe. Ja vaimus asub vaba püha püüe. Ja kui need hinges vaimustuse poole, siis kõlab nende vägev lauluhääl. Nii mõisad üles pilvepiiri poole, kui tormi müürid laia sealt nagu päike alla orgu kajab ja uinujad kõik üles tööle ajab. Ja uinujad kõik üles Ja nüüd ma paluksin siia ette suursaadik Gita Kalmeti. Austatud publikum, austatud maestro. Mul on täna suursaadikuna väga eriline kogemus seista laval, saadikuna minu selja taga veel 50 Eesti saadikut. Eesti muusika saadikut. See on väga võimas tunne, kui sul on nii tugev seljatagune. Aga täna on ka väga eriline päev. Me oleme üles rivistunud siia selleks, nii pidulikult, kui me oskame, et tänada teid nii hästi, kui me oskame, nii südamlikult, kui me oskame. Täna anname teile üle Eesti Helikunsti Sihtkapitali elutööpreemia teie panuse eest Eesti muusikasse. Aga ma arvan, et märksa laiem elutööpreemia teile on see, et Eesti laulupidude traditsioon ei ole katkenud. Et meie laulupeod on nii võimsad ja et nad toimuvad vabas Eestis. Et laulupeod on Eesti noorte seas pop. Et meie koorilaulu traditsioon on nii tugev ja selle tase nii kõrge. Et Eesti muusika on visiitkaart, mille me võime välja käia au ja uhkusega igal pool maailmas. Ühes oma hiljutises intervjuus olete te avaldanud imestust, et maailmas on nii palju kunsti, et maailmas on nii palju imetlusväärset loovat jõudu, nii palju ilu. Meie kirjanduse suurklassik Anton Hansen Tammsaare on öelnud, et ilu on õieti see, mis jääb, kui kõik muu kaob. Ta on
on öelnud seda Tõe ja õiguse teises osas Ramilda suu läbi. Ramilda ütleb, et ilu on see, mis jääb, kui kõik muu kaob. Vaim kaob, hing kaob, aga ilu on see, mis jääb. Sest kui keegi on ilu nähes ilu maitsnud, siis võtab ta osa ilust endasse ja nii jääb ilu, kui kõik muu kaob. Armas maestro, me imetleme teid ja täname teid südamest, et te olete oma elu jooksul nii palju ilu loonud ja et te olete osanud olla selles elus nii ilus inimene. Aitäh teile! Austatud komandoi, austatud suursaadik, kallid kuulajad, Eesti Rahvusmeeskooril on olnud suur au mõned kuud hoida enda käes seda elutöö preemiat. Ja mul on tunne, et see oli ka üks jõud, mis lennutas meie koori siia üle ookeani. Eesti on ju väike maa ja ometi on ta kultuur ja muusika nii suur, et kõlab siin ja sealpool ookeani. Et see nii oleks, on vaja väga erilisi inimesi, kes seda kannavad, kes seda kultuuri teevad. Ja üks neist on austatud doktor Roman Toi. Suur aitäh Rahvusmeeskoori poolt! Ja mälestuseks ka meeskoori poolt üks pilt, kus on kõigi lauljate allkirjad, Rahvusmeeskoori dirigentide ja audirigentide allkirjad ja Toi on ju Rahvusmeeskoori allkirjad samuti. Ja lisaks ka üks sall, mis siis, et suvi on tulemas, me peame oma Roman Toi ikka soojas hoidma. Juhtusite õigel päeval siia tulema. Meil on nimelt traditsioon. Kord kuus neljapäevasel päeval tähistame alati meie sünnipäevalapsi, kellel iganes on maikuus. Ja täna juhtub see päev olema. Need sünnipäevalapsed meil on, te olete täna õnnelikud, et Rammi meeskoor laulab teile elagu, aga enne seda ma räägin ära meie traditsiooni, miks meil on osad neigid ja osad roosid. Neigid saavad noored, kes on alles alla 90. Jõudnud 90-seks ja üle, siis sa oled alles roosivääriline. Nad elagu, 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 elagu. Nad elagu, 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 ja tuhat korda.